Praegu on küll õues sellised ilmad, et kui koer kas või korraks uksest välja läheb, on ta tagasi tulles pealaest jalad allani porineb. Ja ei ole kasulik koerale, kui teda iga kord otsast lõpuni ära pesta ega tihti mahu see ka inimese graafikusse. Uurime, kuidas siis ära pesta kutsa kõige mustemad kehaosad. Tere, Barbi! No jube poriaeg on alanud ja koerad lähevad meil ikkagi mustaks kõige rohkem käppade juurest ja kõhu alt. Kuidas ma saan oma koera kodus lihtsa vaevaga puhtaks ilma, et ma teda täies ulatuses ära pesema peaks? Kõige lihtsam on võtta kutsu ja minna duširuumi ja lihtsalt pesta käpa alused, kõhualune puhtaks. Kui on väga porine, siis võib-olla kasutada ka šampooni. Oleneb nüüd, millisest tõust meil juttu on, läbi loputada ja rätikuga ära kuivatada. No mis nüüd juhtub sellisel puhul, kui ma tulen oma kutsaga tuppa, tõmban lihtsalt rätikuga suurema sopa maha ja jätan tegelikult selle niiskuse ja mustuse sinna käppade vahele ja kõhukarvade sisse. Mis see loomanahaga teeb? Siis võib juhtuda, et hiljem tuleb koeral lihtsalt sinna hotspot, et kindlasti, kui on tiheda ja paksukarvaline koer, siis kindlasti ka hoolega ära föönitada käpaalused ja mis on põhiline, et koertel, mis on pikakarvalised, on käpapatjad vahel suured pikad karvad, need ka kindlasti ära lõigata, et see on ka üks, mis korjab ja toob prahti tuppa. Kui sellega ise hakkama ei saa, siis kindlasti pöörduda ikkagi juuksuri poole. Kui sagedasti ma peaksin eelistama täispesu ja kui sagedasti leppima siis sellise kõhualuse ja käpa hooldusega? Et nii tihti kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. See kõik on täiesti tõupõhine, et mõnda koera lihtsalt ei olegi vaja tihedamini pesta, et mõnda meil, kellel ei ole aluskarva, et neid tihedamini pesta. Aga kui ma nüüd oma koera sellisel porisel perioodil igapäevaselt ikkagi hooldan, teen tema käpad puhtaks, teen tema kõhualuse puhtaks, siis kui sagedasti ma siis peaksin šampoone kasutama ja kui tihti ma võiksin leppida lihtsalt puhta veega? Täiesti sobib ka igapäevaselt puhta veega, et see oleneb nüüd kõik sellest porisuse astest koeral. Et tõesti, ega iga päev, kui koeraga käite jalutamas, ei ole tõesti vaja šampooniga pesta. Piisab täiesti sooja veega loputada lihtsalt käpad ja kõhualune läbi. Ja kindlasti ei tohi ära unustada karvastiku kuivatamist. Veel kord, kuivatamine on ülioluline koerte puhul täpselt samamoodi, kui on inimeste puhul. No käpad ja kõhualune on see, mis kohe jäävad inimesele silma, aga kas on koera või looma kerel siis veel mingeid piirkondi, mis tegelikult võib-olla nagu inimsilmale märkamata jäävad? Ja sabaalune kindlasti, et see peaks olema karvadest puhas, sest sinna võivad tekkida põletikud seoses niiskusega, et võiks olla alati see sabaalune ikkagi puhas. Igapäevasel karvahooldusel, kui kammite koera ja tunnete, et koeral on pusad, siis on olemas müügil täiesti pusa eemalduspalsamid, et pihustate lihtsalt selle pusa peale, õõrute karva sisse ja siis ilusasti kammite välja. Et see on ka väga oluline. Kus lähevad koertel pusad on just, tekivad kõrvatagused. See on nagu põhiline koht, kus koertel tekivad pusad. Kui on talvine periood, kus riputatakse soola, siis osadel koertel on need käpapadjandid hästi tundlikud soola suhtes, mis söövitab koera käpapadjandid, siis kindlasti kasutada käpavaha, mis on ka igal pool loomapoodides müügil. Ja kindlasti veel üks kord toonitan just need käpa-karva vahed, patjade vahed, kõik ilusasti puhtaks lõigata. Kuidas nüüd selle kõhualusega on, et kui minu koer on nüüd ütleme pika karvaga ja võib-olla ka sükest väiksemat sorti, et ta konkreetselt lohisebki karv mööda maad piltlikult, kas ma ka kõhu alt tohin tema karvastikku kuidagi trimmida või ühe? Jaa, kindlasti, et kui on kas või näiteks on pikakarvaline taks, kellel on lühikesed jalad ja tal ongi see karv kogu aeg vastu maad, siis kindlasti võib lõigata kääridega sealt kõhu alt natukene seda karva lühemaks või siis tõesti trimmida. Ja kui tõesti ei usalda iseennast, siis tulla juuksuri juurde.